No selles mõttes, et ta on täiesti uuri peal. Aga vaata seda sama pööre, minu oma kukub alla see pööre. Kui ei ole slide moodis. See pööre kukub alla, selles mõttes, et ta jõuaks mind. Aga nüüd tal on nagu ühtne pööre kogu aeg. Ja seda ongi mul vaja sättida, või et ta niimoodi hakkab sättida. Vastu tuult on hea teha, enne! Ei ole, tuleb nii väike tuul. No ja proovi hakkad näiteks mingit liiste tegema ja elektrit. See on mingi liiste, sa vaatad, et selleks lendab niisama ainult õhus. Ainult selle kaare tõdevile jõuab ta nüüd pilgita, võt lütta. See ei ole nii tava, et see. Tegelikult võtad vaata sul käed peale. Käed värgi. Päris hullusti värgi. Aga värki ei ole. Tegu ei ole tänase päeva õige. Mis asi? Tegu ei ole tänase päeva õige. Tead, kui raudselt seda teha, sa ei tule tempili. Sa ise ei hoia joont. Sa ise ei hoia midagi, sa pead kogu aeg midagi hoidma. Ei näe midagi jälle. Ei, seda on tuli. Pimega on seda näha, pimega on õige. Nõudeid, inimesed peavad olema kui kaugel. Igasugust küsimused, mida rästikute kohta räägite. Siin on lihtsalt kopteri paradis, et kopteril on siin hea. Inimestel ei proovi olla. No kõige lihtsam on see, et hoia ennast juhi selja taha, mitte ära sinna ettepoole mine. Lennukivennad igatahes, nad on tavaliselt väga tigedad, sest et noh, kui lennuki jaoks peab olema kõigepealt sul see tõusurada ja maandumisrada ja sa ei saagi teda koha pealt minema, eks. Siis kopteri jaoks ei ole midagi vaja. Tõstsid autost välja ja miks ma pean jalutama sinna 30 sammu veel kuskile platsi keskele, kui ma saan siit samast panna. Kõik panevadki nii. Ja päris mitu korda on tulnud pahandus sellest. Nemad ei julge oma mootorit soojendada, sellepärast me läheme õhku sealt samast. No sellepärast ongi, vaata seal kollasel oli ka eelmärk, see tuli ütlema, et minge ikka sinna tead, ärme siin autode juures. Aga see kopter on praegu mulle nii võõras, et ma nagu võõra kopteriga lendaks, aga kui tal oli see vana seadistus, siis igatahes küll seesama, see, kes terve päeva lendas, see Kuno. Kuno seadistus on lennukit ja ma tulin tagasi juba, vaatasin oma kütusele järgi, keerasin samas tema kõrval kummuli ja hakkasin seal muru niitma. Kutt äkki märkas, oli jooksuga auto taha. Aga tema on ainuke vend, kes ei ole kunagi irisenud. Mitte kunagi. Aga sa ei kujuta ette, see Kuno, see lennukivend oli niimoodi, saad arvada. Hommikust õhtuni sõitis lennukiga.